Ja Ergo Tars siis esindab RIT-i, Joonas Eiter Riiat, Marko Arula Kemitit ja Kirke Saar Smitti. Kõlab nagu selline tore haiku. Aga jaa, et enne kui me lähme siis sisulisemate selline lõikude kaupa seda teemat lahkama, siis no ma küsin, kuna me oleme eelnevalt siin mõnegi inimesega suhelnud erinevatest IT-majadest ja ütleme, pehmelt öeldes kostab sellist konsolideerimise osas päris tugevat skepsist, et soenduseks selline lihtne küsimus, et kas te isiklikult toetate IT-majade konsolideerimist või mitte? Äkki me isegi küsime, tõstke käsi, kes toetab ja siis selgitame. Muidugi. No nii, kõik toetavad. Kas meil on üldse põhjust arutelu alustada? Muidugi on. Nii, miks on põhjust arutelu? Seepärast, et küsimus on viisis, mida konsolideeritakse ja kuidas konsolideeritakse. See, et mingisugused muutused on vajalikud, ükskõik mis elualal, ega siis see IT ei ole kuidagi teistmoodi. Kirke? Mina küsiks seda, et konsolideerime seda, mis teeb selle tellijale ja Eesti elanikule selle IT paremaks. Joonas? Ma vastaks võib-olla natuke pikemalt, et kui Eesti e-riik on 25 aastat vana, täna on mitu korda juttu olnud, et põhimõtteliselt kõik on juba ära digitaliseeritud, aga kui me vaatame, et Eesti e-riik on nagu üks hästi suure kontserni IT või tehnoloogia üksus, siis selles arengukõveras nüüd ongi see me oleme selles faasis, kus tuleb nagu hakata targemaid otsuseid tegema, efektiivsust otsima ja samal ajal me ei tohi kasutajate rahulolu alla lasta ja Eesti julgeolekuolukorras täna on olnud päris palju juttu, et tuleb ka mõelda, et see kõik asi töötaks igal päeval. Ja Ergo? Ja, et samad mõtted, et nii nagu on oldud, kui elu areneb edasi, siis muudatused on hädavajalikud. Lihtsalt küsimus on selles, et kuidas, mida ja miks teha. Et konsolideerida sellepärast, et IT-majasid oleks vähem, see on nagu kõige valem mõte, mis olla saab. Et me peame ikkagi vaatama seda, mis on see eesmärk, et mida me saavutada tahame, et kus kohast ja mida ja kui see küsimus on olemas, et siis see, mitu maja pärast jääb, see selgub selles loomulikus evolutsioonis. Korra küsin, et mis see tänane seis üleüldse on, et kui me siin aprilli teises pooles seda teemat arutame, et kas otsused on kusagil kabinettides juba tehtud? Millised osakonnad ja majad jäävad ja millised mitte? Mul on kehva, mul ei ole kabinet, et ma ei tea, sul on kabinet. Kabinet on, aga need otsused toimuvad, kuidas see ilus, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga kokkuvõttes ma arvan, et Lauri Luht andis ju täna hommikul nagu sisendi ära, et hea on tõdeda, et aruteludesse on kaasatud üldse Eestis küberturvalise keskuse rolli mõttes RIA on olnud tegelikult kaasatud kõikvõimaliketesse aruteludesse päris aktiivselt, kuni selle käimas või hetkel siis oleva Vabariigi valitsuse tööplaani välja töötamiseni, et meil olid seal kõikvõimalikud teemad korraga laual ja ülihea on tõdeda, et kogu see sama hukukindlus ja jätkusuutlikkus ja kõik need asjad on valitsuse tasandil prioriteedid ja samamoodi on loomulikult ka see, et me peame continuous improvement põhimõttel kogu aeg edasi arenema, et see on ka üks prioriteet. Ehk siis ma arvan, et sellised suured jõujooned on nagu paigas, aga et analüüsid jätkuvad ja Eesti e-riik ei saa kunagi valmis, aga nagu ma seal eelbriefingul mainisin, et siis Eesti e-riigi häda on see, et kuna kõik on digitaliseeritud, siis ühe päevaga see e-riik ära lõpetada on paraku täna võimalik. Ja sellepärast on väga tore, et me sellest toimepidevusest oleme ka läbi päeva üksjagu rääkinud. Nii et keegi tegelikult ei tea praegu täpselt, mis saama hakkab? Meile on antud võimalus üht-teist ise välja öelda. Milliseid järeldusi sellest tehakse, seda me ei tea. Ma ütleks nii, et kõik IT-majad on osalenud väga pikas eelprotsessis. Et ohtralt on antud andmeid ja nende andmete pealt on antud teatud mudelid. Mis edasi saab, on kokkulepete koht. Ja ma arvan, et teemad on lauale tõstatatud need, mis ma nagu enne ütlesin, et kui võib-olla alguses ei olnud see narratiiv selge, siis ma arvan, täna kõik IT-majad on saanud nagu selle sõnumi, et peab olema selge, mis nagu meie tellijale paremaks läheb. Ma ei taha öelda sõna klient, sest ma siin ütlen kõigile välja ka, et ma olen 3. nädalat tööl, et ma olen ikkagi väga tugevalt nagu erasektoris konsolideerinud ja dekonsolideerinud, aga et oluline on see, et mida see tellija sellest saab ja kellele see paremaks peaks minema.
Ja kui me räägime efektiivsusest, siis efektiivsus saab alati ka vaadata mingitest printsiipidest lähtuvalt. On ju. Ja ma arvan, et selles mõttes see protsess on hästi tore ja hea ja läbipaistev olnud. Ja loodetavasti see otsus siis lõpuni on ka nii, et tegelikult neid argumente võetakse arvesse. Mis probleemi me tegelikult siis lahendame? Mis need päris küsimused tegelikult on, kust seda kokkuhoidu esimeses järjekorras teha saab? Ma tahaks veel ühe asja, enne kui ma sellele siin hakkame vastama, et mul kõrvalt vaatana seda vaadates, kui ma ei olnud veel tulnud Eestisse tagasi, ei olnud veel alustanud 1. aprillil SMIT-is, et ma loodan, et seda teemat ei käsitleta selliselt avalikkuses, et justkui need IT-majad ise on süüdi selles, et nad kasvanud on. Et nagu Joonas ütles, me oleme teinud digiriigile vajalikke teenuseid. Me oleme hästi digitaliseeritud riik, meie klientidel on või tellijatel on väga suured ootused. Et SMIT-il on ka, me oleme vist Eesti suurim IT-maja, nagu ma olen numbritest aru saanud, et see ei ole nii, et SMIT-ikad tulevad hommikul tööle, mõtlevad, et aga mida ma siis nüüd oma ajaga teen, et teeks midagi ägedat. Nad mõtlevad seda ka, aga nad teevad seda ägedat ja turvalist teenust meie tellijal, on ju. Et ma loodan, et sellest me saame aru, et see on ikkagi nagu koostööga sellena, et miks me neid nagu teenuseid teeme ja miks digiriik on sellised kasvanud. Ja mis on see võrdlus teiste riikidega, et kas me oleme suured või väiksed, ma arvan, et pigem täna väga paljud IT-majad tegelikult toimetavad päris efektiivselt. Et küsimus on see, kas teatud keskseid teenuseid tuleks konsolideerida ja see vastus on loomulikult jaa. Jaa, aga mis ikkagi need küsimused siis on? Allhoovus on ikkagi see, et ITK valdkonna kulutused on viimastel aastatel metsikult kasvanud, kuskilt tuleb kokku hoida, sellepärast et Eesti riigil on ka omad piirid, eks ju. Et mis on need küsimused, millega siis edaspidi tuleb tegeleda targemalt, nutikamalt? Mida ära jätta? See konsolideerimine kui selline kohati kõlab niimoodi, et IT-majadel nii-öelda tegevustes toimub suur dubleerimine. Niisugune väide vähemalt on, aga siis tuleks vaadata, et kus see dubleerimine siis nüüd nagu päriselt on ja miks see on dubleerimine. Ja siis ilmselt osutub, et dubleerimine ei ole mitte selles, et me teeme täpselt samu asju, vaid kõik IT-majad toetavad samasuguseid äriteenuseid või äriprotsesse. Ja need äriprotsessid mingites valdkondades, ministeeriumites, kus iganes, need on tegelikult ühesugused. Ja nüüd konsolideerimine ei peaks algama sealt, et me paneme nüüd tehnoloogia kokku, et nüüd kõik peame, ma ei tea, kalendrit või ladu ühes vahendis, et see oleks konsolideerimine. Vaid konsolideerimine on see, kui otsitakse üles need äriprotsessid, mis on väga sarnased ja pannakse kokku. Ja siis tekib paratamatult konsolideerimine selles mõttes, et siis ei ole mitut erinevat lahendust enam vaja. No jah, et kui seda vaadata, et mis funktsioone ikkagi tasub siis koondada ja mis peaks jääma hajutatuks, et kas sellisel tasemel nagu, ma ei tea, enda asutuse vaates saate anda soovitused? Joonas? No ma ütleks pigem, et me teeme seda ikkagi IT-majade üleselt, ühiselt, et kaasamisring on üksjagu olnud. Et mis probleemi me lahendame? Probleem on see, et nagu ma enne mainisin, me oleme jõudnud arengufaasis sinna etappi, et nii kaua kui majandus kasvab, kogu aeg on selge siht, et uusi teenuseid digitaliseerida, kasvatada ja raha tuleb ka selleks. Aga nüüd me oleme jõudnud sinna faasi, et tegelikult enamus asjad on majandamiskulu ja raha väga palju juurde ei tule ja siis me peamegi hakkama nutikamalt toimetama. Ja samal ajal elekter läheb kallimaks, AI-mudelid lähevad kallimaks, litsentsid lähevad kallimaks, ergo pakutavad kesksed teenused lähevad kindlasti kallimaks ajakant. Et see on aja loogiline osa, aga teisest küljest, et siis järelikult tuleb teiselt poolt efektiivsust otsida. Ja ma arvan, et täna fokusseeritult see otsida riigi üleselt üles, et mis on see 80% ühetaolisi asju ja see nii-öelda kaardistus ära teha ja siis 20% ka nagu müüa otsustajatele maha, et seda ei ole mõtet konsolideerida või see läheb liiga kalliks või me aktsepteerime liiga palju riske, et see oleks nagu hästi läbipaistvalt siis paika pandud.
Aga kuivõrd te tajute asutuste lõikes, et teie teenused on nii unikaalsed, et neid ei ole teistest tõesti, et ma ei tea, on see 20% või mis see protsent on ja siis, et kuidas seda siis nüüd nagu alles hoitakse? Ma korraks vastan ennem, et tegelikult ennem seda, kui see sai nagu valitsuse tähelepanu ja juhtimise, siis IT-majade ringis oli see asi nagu juba kuidagi arenemas naturaalselt, et meil on mingisugused asjad juba ühetaoliselt kokku lepitud, et igale poole riigis logitakse ühe IT-tehnilise lahenduse kaudu sisse, et meil ei ole mitmeid elektroonilisi identiteete, kõik andmeid vahetatakse üle XD, kuigi ma just Luukase ettekandes nüüd nägin, et mingi hariduse XD-d hakatakse AI põhiselt leiutama. Et vaat nendel hetkedel tulebki vaadata, et kõik see mäng kokku läheks ja et me riigis ei leiuta jalgratast. Pigem see keerukus koht on see, et kuidas selles totaalselt hajusas ja väga arenenud digiriigis seda teadmust jagada, et me teaks, et me kogemata ratast ei hakka leiutama. Marko ja Kirge. Minu jaoks ka, et ma olen veel tõesti hästi uus, aga näiteks avastasin ka, et meie teenustes on ka, et SMIT-il on mingi oma nagu ERBi teenus, ma ei tea, kuidas eesti keeles siis on, mingi raamatupidamistarkvara. Et mul on teatud küsimuse kohad tekkinud, aga ma ei oska täna sellele vastata, sest ma ei tea, nagu Marko ütles, et mis see äriprotsess seal taga on. Aga mis peaks tulevikus kindlasti tekkima on see, et meil on mingi valideerimiskoht sellest, et kui keegi tahab mingit uut teenust saada, et kas kellelgi on kuskil see juba olemas ja me ei tee seda nagu nullist. Ja ma usun, et kindlasti neid dubleerivaid pisikseid asju meil on. Ma saan aru, mingid tugiteenuste arendusi teevad kõik IT-majad täna, et kindlasti ma arvan, et 20-80 on täna SMIT-is see, et 20% võiks kuskile keskele tõsta ja 80% on meil valdavalt ikkagi siseturvalisuse meie nagu 5 asutusele pakutavad teenused, mida me kahjuks täna ilmselt konsolideerida ei saa. Et see võiks olla see põhiküsimus, kui Joonas ütleb, et me peame vaatama nagu arhitektuurselt sellele otsa, et me tõesti ei pea jalgratast leiutama mingitest väikest asjadest. Mul lauale tuli mingi tõlketeenus. Ma ei saanud aru, miks seda peaks keegi kuskil eraldi tegema. Et see vajadus on kindlasti ju kõikidel kuskil täna olemas. Et need teemad peaks olema kuidagi keskselt lahendatud. Ja veel kord, ma ei tea, kas meil on täna mingisugune keskne arhitektuuri otsustuskoht ja mingi väga lihtne protsess, mis mul võimaldaks neid otsuseid teha. Marko tahtis ka täiendada seda korras. Kui IT-st räägitakse suures pildis, siis on hästi tavaline, just näitas Luukas samamoodi, et üleval otsas on asjad ära jaotatud, siin on mingisugused valdkonnad. Ja siis nad lasuvad mingisugustel kihtidel. Ja kogu IT-d ju saab selliselt kirjeldada, et kui üleval otsas on konkreetsed äriteenused, ärivajadused, mingisugused valdkonnad, on see meditsiin, keskkonnahoid, sisekaitse, mis iganes. Need on mingisugused vajadused. Ja tulles IT-d pidi allapoole, siis me jõuame ühe kihini, mis on sisuliselt füüsiline keskkond. Seal on need võrgud, mingid sorti serverid. Üldjuhul on nad niisugused, et nad on hästi sarnased, ükskõik missugust infot seal peal töödeldakse. Muidugi on erijuhtumid, jälle Pareto printsiip kindlasti kehtib, aga mida kõrgemale me läheme, seda killustatumaks asi läheb ja põhjusega killustatumaks, sest et üleval on täiesti erinevad vajadused. Ja nüüd on oht selles, et kui me need universaalsed alumised kihid ära konsolideerime, nii nagu RIT on tekitatud 2 täiesti sellist universaalset teenust, mis ei sõltu sellest, et kas koostatakse majanduskavasid või keegi kirjutab muid dokumente või see serveriruum, mis on põhimõtteliselt ühesugune. Ja nüüd me liigume, me peamegi sealt alt liikuma ülespoole ja need kihid tulevad tasapisi aja jooksul juurde. Ehk et konsolideerimise see suurem jama võib juhtuda siis, kui me läheme liiga hoogsalt, hüppame liiga kõrgele. Et nüüd paneme palju erinevat sorti äriteenuseid kuidagiviisi kokku samadesse süsteemidesse. Täpselt see õige koht, et me peame järjest kehtestama neid standardeid ja ütleme siis altpoolt ülespoole ja tagama koos võime kõikide süsteemide ja äriteenuste ja IT-teenuste vahel. See on nagu see mõte, et see standardiseerimine loob selle efektiivsuse. Mitte see, et lükkame lihtsalt majad kokku. Täiendaks seda, et klaariks Joonasega ära, et ATK ei lähe kallimaks, see läheb odavamaks. Eks tegelikult me oleme jõudnud sa lihtsalt ei ole hinnanud oma ATK-d õigesti, aga kui sa hindad õigesti, siis sa jõud umbes samale hinnatasemele. Aga mida me täna näeme on see, et meie selle 8-9 tuhande vahel kasutajaga oleme jõudnud sinna, kus mastaabiefekt hakkab mõjuma.
Ehk et kõik järgmised kasutajaks peale tulevad, siis kumulatiivselt see teenuse hind hakkab järjest alla kukkuma. Et see on see, kus me selle konsolideerimisega oleme, mis mulle tundub, et ongi õige suund. Ehk me peaks konsolideerima neid teenuseid, mis on võimalikult sarnased läbivalt IT-majades. Et ei ole vahet, mis majas teenust osutab, eks, et see teenus kui selline on nagu samadele või standardsetel lahendustel üles ehitatud. Ja kui me oleme need teenused üles listinud, et sellised on need kesksed teenused, siis oleks mõistlik vaadata, milline on kompetents majades, kuhu see teenus panna ja otsustada, et tema hakkab seda teenust osutama. Mitte see, et me konsolideerime kõik teenused, Riiasse näiteks. Et see sa viid selle kompetentsi ühes kohast teis, et ma ei tea, lõpuks on sul see kultuuriline küsimuseks ja inimeste ümberharjumine, kõik see tekitab nagu hästi palju õuereedi, mida võib-olla ei ole vaja, et võib-olla on mõistlik teistpidi lahendada. Ma nii palju täpsustaks, et ma mõtlesin sisendihindade kasvu, et seda ei kontrolli keegi meist tegelikult. Ja just. Õnneks on see sul sama suur. No, millised riskid ikkagi sellega kaasnevad, kui niimoodi väga hoogsalt, hoogtöö korras selliseid kokkutõmbamisi teha? Et ma saan aru, kirketöö laua taga istudes on suhteliselt lihtne võrreldes teistega. Tema ütleb, et mina töötan SMIT-is, me teeme väga salajasi asju, ma ei saa kõigist rääkida, aga neid ära jätta ei saa, eks ju. 10-20% võib-olla, aga teised peavad selle võrra rohkem näpistama, et mis teie vastu ütlete, et miks ei saa liiga palju ja liiga hoogsalt teha, et millega tuleb veel arvestada? No ma alustan, et õigusruumiga tuleb arvestada, et meil on niisugune tore teenus nagu riiklik postkast või kättetoimetamiskeskkond või kättetoimetamisportaal, mida siis Justiitsministeeriumi või tänane Just ja Digi siis IT-maja arendab. Ja kui me tahtsime neid teenuseid kokku panna, et universaalne asi, et kui sul on vaja kodanikule või ettevõtjale saata mingisugune kiri, siis võiks see olla hästi ühetaoline teenus. Ja siis tuli välja, et see on üle 80 õigusaktis kirja pandud, kuidas täpselt mingisugune protsess peab käima. Ehk siis, et me võime teha IT poolelt otsus, et paneme kokku, aga pärast seda see toetav õigusruum ka korda saada, et Riigikontrolli istub peaaegu eesreas, et sellega tuleb nagu alati arvestada. Ja teine pool, Riia poolelt ei saa ikkagi öelda, et kõik munad ühes korvis on alati mõistlik lahendus, et kogu see sama hajus e-riik on tegelikult meid siia tänasesse päeva toonud ja väga paljudest jamadest kõrvale hoidnud. Et kui me võtame me Eestina loobusime juba tükk aega tagasi üldse nii-öelda küberrünnakute kokkulugemisest, vaid vaatame mõjuga intsidente või mõjuga küberrünnakuid. Kui keskelt läbi ööpäevas absoluutselt 365 päeva aastas, iga 5 minuti tagant midagi ikkagi juhtub, mis omab mõju, siis me ei saa seda nagu alahinnata. Me peame seda vaatama koos selle rahapildiga. Aga kui siin on turvalisus, õigusteemad ja siis ka võib-olla nagu rahaline pool ka, eks ju, et igasugune kokkutõmbamine võib lõpuks olla veel kallim kui senine süsteem. Marko? Üldiselt, seda ma tean nagu oma sellest karjäärist nüüd küll hästi, et need struktuurimuudatused igasugused, et tõstame neid asju ümber, need on hästi valulised. Nii et kui nüüd hakata mõtlema, et me paneme palju IT-maju kokku ja teeme suure reformi, siis see valu on seda suurem ja seda pikem. Aga üks moment, mis siin välja tuleb, on see, et riik on juba nagu a priori jagatud mingisugusteks valdkondadeks. Meil on üks ministeerium, mis tegeleb ühe valdkonnaga, teine teisega, Rahandusministeerium tegeleb rahaasjadega, Siseministeerium tegeleb sisejulgeolekuga, muude niisuguste asjadega. Siis on Kliimaministeerium, kes tegeleb andmetega, mis puudutavad füüsilist ruumi. Ma pean nüüd Kemiti kohta ütlema, et me teenindame 2 valitsemisala asutusi, see Maa- ja Ruumiamet on ka meie juures, aga meid ühendab see, et me tegeleme füüsilise ruumi teenustega, nii ehitatud keskkond kui siis looduskeskkond. Ja nüüd need äriteenuste tegelased koguvad ühte tüüpi andmeid või ühte valdkonda puutuvaid andmeid. Ja ilmselgelt meie juures on see kompetents, et kuidas niisuguste andmetega kokku puutuda. Kuidas neid kogutakse, millised on need meetodid, vahendid, mismoodi neid töödeldakse ja kõik need asjad. Ja need tulemused siis väljenduvad mingisugustes valdkondlikes, kas või näiteks portaalides, mingi geoportaal või keskkonnaportaal, mingisugust niisugust kohad. Ehk et
need asjad pöörlevad üldiselt justkui mingisuguste andmete ja tegevuste ümber. Ja see osa peab justkui ju jääma sellesama valitsemisala sisse nende asjadega tegelema. Meid võib ähvardada niisugune oht, et me teeme justkui, ma ei tea, riigi kinnisvara, et kõik hooned on lihtsalt selle ühe asutuse omad ja siis me nendega siis suhtleme. Ehk siin tekivad mingisugused niisugused suurte lõhede ja pahameelte kohad, aga asi taandub mingisugustel andmekomplektidel, võiks niimoodi öelda. Ma tooks ikka selle tellija, et ma selgelt tulen veel erasektorist ja olen alati pidanud IT-teenuseid pakkuma mingile konkreetsele tellijale või siis lõppkliendile. Ja minu küsimus on ikkagi see, et kuidas me ka selle tellija poolele selle ära seletame. Et täna need IT-majad on ju tekkinud ja see kasv on mõnes mõttes olnud, et tõesti, et me tellijad, kuigi seda eelarvet ei ole tegelikult lõputult olnud, aga tellijatel on suhteliselt suured soovid ja need IT-majad üritavad oma neid tellija soove siis täita. Et kuidas me selle tellija selle selgeks teeme, et mingid teenuseid ei saa täpselt nii, nagu te tahate, vaid me teemegi mingid 80-20 printsiipi, et kui enam-vähem kõikidele riigis see äriprotsess on sama, siis olge sellega nõus ja nii on. Et ma arvan, see on see pool, kus need IT-majade juhid vajavad ka abi, et me kõik igapäevaselt natuke võitleme nende tuuleveskitega, et need soovid on mega suured, eelarved ja inimesi on meil nii palju. Et see on see üks küsimuse koht. Teine asi, mis on toimunud erasektoris konsolideerimistega, et paljud tuttavad näod, olen kokku puutunud oma eelmistes eludes Eesti suurettevõtetest, mis paljud on konsolideerinud Rootsi ja siit sealt tagasi. Või konsolideerinud Eestit, Lätit, Leedut ja siis jälle lahku ja kokku. Ja mis seal alati on juhtunud, on see, et mingil hetkel, kui tellija seda teenust ei saa, siis ta teeb oma enda IT, on ju. Eks see shadow IT, ma ei tea, kuidas me seda eesti keeles nagu nimetame, aga meil on kõikidel kuskil meiega valitsemisalades mingid väikesed IT-rakukesed, on ju. Et me peame selle teemaga kuidagi ära lahendama, et kui see meie üldine teenus peab olema nii aktsepteeritav sellele tellijale, kui me selle nagu ära rikume, mida nad täna saavad, et sealt tegelikult ei tekiks seda tagasilööki, et kuskile mujal hakkavad need IT-rakuksed tekkima. Ja see on see, miks erasektori konsolideerimised on läinud osad hästi ja osad halvasti. Ja seda teemat tuleb selles mõttes vaadata kompleksselt, aga ma tahan selle tellija siia pilti tuua. Et meie IT-majadena ei ole ju midagi ise seal kasvatanud. See on tehtud mingile tulemusele orienteeritult. No seda peegeldades siis sellisele üksikindiviidi tasandile, et on küll SharePoint, aga ikka teen Google Drive'is ja põhimõtteliselt nii. Just. Aga see ongi see, et see SharePoint peab olema piisavalt vajadustele vastav. Et tegelikult see loogika, mida ka selles konsolideerimise aruteludes ju olnud on see, ja see IT-majad on andnud sõnumina ministeeriumile on see, et ärge tehke keskseid maju, on ju. Vaid mõelge, nii nagu Kirkega ütles, kliendist lähtuvalt, et see IT peab olema kliendile võimalikult lähedal. Seal on see nagu tasakaalupunkt, et kus hetkes on see piisavus. Ehk et kui sa lähed väga lähedale, sa saad olla väga paindlik, aga sa jälle ei ole tsentraalne. Et kui sa ei ole tsentraalne, sa oled üksik ja sa ei pruugi kõikidest nendest nii ohtudest kui ka nendest võimalustest kinni võtta. Ehk et ta on nagu selline nagu selline tasakaalupunkti otsimine, eks, aga see üldloogika peaks olema selline, et IT on hästi kliendile lähedal, et kliendi arendusvajadusi võimalik kiiresti katta. Ja need teemad, mis on selles alumises kihis, nagu enne Marko välja tõi, siis mida klient tegelikult ei näe, seal on seda konsolideerimist ka lihtsam teha ja seal tekib ka see mõttekus sisse. Ja, Marko. Ja siis üks asi, ma korraks mainisin, kunagi oli Eestis niisugune asi nagu IT koosvõime raamistik, niisugune dokument oli. Ja see kirjeldas seda, et kuidas erinevad infosüsteemid omavahel peavad suhtlema hakkama ja seal kehtestatakse teatavat tüüpi standardid. Ja siis on see jäänud nüüd nagu unarusse. Mingis mõttes sellepärast, et Eestis on need alusteenused hästi palju juba ära standardiseeritud, kõik need XD-d ja muud niisugused asjad. Aga see protsess peab jätkuma. Ehk et meie ülesanne on tegelikult kasutada samu standardeid. Me peame seda koosvõimet või interoperabilityt või andmete tähendust, mida rohkem me liigume nüüd nagu andmete juurde või AI juurde, siis meil peab olema üleriigiliselt selge juba see osa,
ja see peab tagama läbi nende andmete semantilise mõistmise, et kuidas need asjad omavahel kokku töötavad. Ehk et me vajame niisuguseid normaalseid keskuseid, kes kehtestavad need kohad. See ei pea üks asutus olema, et üks ainult ütleb, et kuidas asjad käivad. Erinevad kompetentsikeskused peaksid nagu ütlema, et vaadake, et andmehalduses me käitume nii. Ja et vaadake, see andmehalduse temaatika, see juhtroll, standardite kehtestamise roll, see on seal. Näiteks täna on ta siis, ütleme siis suuremalt jaolt Justiitsministeeriumil. Kusagil on mingisugused teised natuke valdkondlikud teemad, räägime siin identiteedist kui sellisest. See on selge, et ükski IT-maja enam ei taha teha neid identiteedihalduseid või sisselogimiste asju nagu eraldi. Ikka me kasutame sama asju. Ehk et see efektiivsus sünnib läbi nende samade ühiste kokkulepete selle koosvõime tagamise. Joonas. Ma tahtsin hästi korraks täiendada. Kirke mainis ennem teenuste ja erasektori kogemust, et kogu selle konsolideerimise üks projekt või üks eesmärk on ka see, et osa teenuseid riik ei pea ise pakkuma. Et täna tegelikult ükski IT-maja ei tee ka kõike 100% ise, vaid enamasti on see PPP, et me ka teeme tohutult palju riigihankeid, ostame väga palju asju erasektoris sisse. Jah, see uus mudel, kuhu suunas me lähme, võimaldab seda äriomanikel rohkem otsustada, kas osta sisse. Aga üks asi, mis on nagu kindel, on see, et kui erasektor pakub teenus, siis ta pakub seda nii kaua, kuni tellija maksab raha. Et IT-majad täna ja tegelikult aastaid on ikkagi erinevate teenuste arvelt seda kõike kuidagi tasandanud kogu aeg. Ja see on üks uus risk, mida siis äriomanik peab aru saama, et kui ta ostab teenust otse erast ja ta ei suuda järgmine kuu arvet tasuda, siis seda teenust ka ei ole enam. Ja siis on igalt poolt see asi kadunud. See on lihtsalt üks asi, mida tuleb alati teadvustada. Siis tehakse üks IT-maja ja hakkab seda teenust. Mulle, Kristjan, tundub, et me võime oma need asjatundmatud küsimused kõrvale panna, sest vaadates Slido keskkonda, siis siia on laekunud nii palju küsimusi inimestelt, et tundub, et see konsolideerimise teema läheb inimestele korda, et võtame siit julgelt ka küsimusi ja kellel veel on küsimusi, esitage. Aga esiteks on siin selline kommentaarilaadne. Konsolideerimine Eesti IT-s on nagu kella keeramine. Lükatakse 1 tund edasi või tagasi, ööpäev on ikka ju sama pikk. Et tõesti, vist nii on. Aga see on kommentaar, sellele ei peagi reageerima rohkem kui aplausiga. Miks senised konsolideerimised on läinud valulikult? Et Marko viitasid siin ka varasemale kogemusele, et miks need on valulikult läinud? See teataval määral tulenebki sellest samast koosvõime mõningasest puudumisest, standardite puudulikkusest. See alati see ühendamine või struktuuri muutused viivad kõige raskema kohani ja see on õiguste haldus. Ja õiguste halduse süsteemid või kuidas on õiguste haldus lahendatud erinevates organisatsioonides, millistes rollides, missugused on need struktuuriüksused. Kõike seda tuleb nagu hästi põhjalikult ja sisuliselt käsitsi kogu aeg läbi käia, et saada see asi nagu kokku. Ja see on niisugune teema, mis justkui rahaliselt ei nõua midagi. Me ei osta seda teenust sisse, aga selle peale kulub tohutu hulk inimtööjõudu. Pärast ehitada kõikvõimalikke tunneleid kuhugi, sest üks süsteem jäi ikkagi sinna ja see tuleb tõsta sinna. See on see, mis teeb selle asja valulikuks. Joonasel oli ka näpp püsti. Ma ei tea, kas Ergol ka, aga igatahes ma tahtsin lihtsalt palju lihtsamalt öelda, et tegelikult igasugune konsolideerimine on põhimõtteliselt nagu koolivormi peale surumine ja alati tekib emotsioon sellega, et kui sa oled varem kuskil muus koolis käinud või nii edasi, siis on vaja harjuda ja eestlastel on alati see, et esimene on ei ja siis hakkad mõtlema, et võib-olla see muutus ei olegi halb. Aga et seal meil kindlasti on, aga see ei ole ainult IT-probleem kindlasti, see on ka äriprobleem, et me mõlemad peame nagu koos aru saama, et meil on ühised eesmärgid. Võib-olla siin projektis nende ühiste eesmärkide väljahääldamine on siis see, mida tuleks veel tugevamini selle projekti juhtijatel teha. Et võib-olla seal ongi mul jällegi väga lühidalt sellesse projekti sisse vaadates ja pigem olles seda kuulnud nagu ju meedia kaudu enne seda, kui ma tegelikult tööle tulin, aga mulle tundub, et seal on hästi palju teemad samal ajal laual. Et üks on see konsolideerimine, et teeme need IT-majad efektiivsemaks ja paneme mingid teenused kokku. Aga siis on see teema seal ka, et anname rohkem nagu erasektorile. Et seal on hästi paljud teemad samal ajal laual, et võib-olla peakski ka selles kokkuleppel, mida me tegelikult üritame saavutada. Ja kui see eesmärk on selge, siis ka see veel kord, ma toon jälle selle tellija seal laual, et kas see tellija saab sellest ka aru, mis tema jaoks muutub.
Ma ei ole näiteks selles kindel, et kui me anname, et kindlasti tellija käes peab olema rahakott, aga et kas kui tellija peab olema nii tark, et ta kogu täisteenust tellib väljast, et kuidas me siis teame, et see efektiivsem on või kuidas see on nagu turvaline või kuidas tegelikult ta siis ei hakka oma enda IT-d selleks ehitama, et tark tellija olla. Et need teemad peaks ka kuidagi nagu läbi vaidlema, et siin on nagu võib-olla väga palju erinevaid allhoovuseid täna mängus. Ja Kirke mõttega haakub ka üks kuulaja küsimus. Kas RIA roll ei peakski olema riigiüleselt defineerida, mis on need riigi kesksed platvormid, arhitektuur ja standardid ning ühtlasi kogu seda protsessi juhtima? Jah, on. Võtame vastutuse, teeme. Et selles suhtes, et kokkuvõttes mingi osa on kindlasti poliitika kujundamine ja seal on kindlasti ministeeriumi võtmeroll, aga jah, tehnoloogia kogukonna kooshoidmine, et see oli ministeeriumi käes, aga nüüd kuskil ta peab olema, et tegelikult IT-majade arhitektid käivad koos ja arutavad neid asju. Nüüd me lihtsalt koostöös ministeeriumiga peame mõtlema, kuidas mittefunktsionaalsed nõuded saaksid taas nagu vesimärgi peale, et need on kohustuslikud. Ja samamoodi RIA-l on muidugi järelevalvefunktsioon ja ma ütleks, et nende järelevalvemenetluste me oleme nii mõnegi IT-tellija, IT-osutajaga ja IT-st vastutajaga koos kasvanud ja targemaks saanud, et kuidas seda kõike peaks kõige paremini tegema. Väga hea, me teame nüüd, kes vastutab. Nüüd on konkreetne küsimus, mis on kindlasti paljul saalis viibijatel. Et palun vastake siis selgelt küsimusele, ütleb küsija. Mida tuleb konsolideerida? Aitab hüpoteetilisest jutust, et tuleb sarnaseid protsesse otsida. Mida? Millest loobuda? Te kindlasti teate. Öelge välja, siis jõuame veel homsetesse uudistesse ka. Siin tuleb ikkagi tegelikult lähtuda sellest, mida Marko ennem ütles, et kõik algab sellest, et ilma elektrita tavaliselt IT ei toimi või nagu infrainimesed ütlevad, et IT töötab suitsuga, kui suitsu tuleb välja, enamasti ei tööta enam. Et sealt edasi on sidekiht, sealt edasi on arvutite kiht ehk serverid või kuidas tänapäeval rohkem nagu pilve maailm ja sealt üles järjest keerulisemaks läheb, seal ei ole enam neid madalalt rippuvaid vilju, mis tooksid hästi kiireid võite. Küll, aga seal peitub ka neid vastuseid ja seda 80-20 printsiibi rakendamist. Ja üks kuulaja ütleb tähelepanu või remargi korras, et kõik olid konsolideerimise poolt, aga argumenteerivad vastu. Igaüks on enda poolt. No ei olnud ju. Me püüame rääkida nendest ohtudest ja nendest viisidest, kuidas konsolideerida, mida see konsolideerimine tähendab. Me oleme suures pildis selle mõtte vastu, et lihtsalt paneme mehaaniliselt kokku. Mehaaniliselt kokkupanek mingis mõttes lahendab probleemi ära, sest kui nad on kõik ühes organisatsioonis koos, küll siis hakkavad ühed reeglid kehtima. Aga niimoodi ennem seda nagu kokku leppimata, et kuidas nad hakkavad siis kehtima. Siis see võtab väga kaua aega. Jaa. Äkki see sõna konsolideerima on lihtsalt vale? Et sellele võiks mõni... Mis hea sõna võiks olla? Pakume ühtsed keskseid teenused või midagi sellist. Issand jumal, see ei lenda küll ajalehtedest. Sellega jah, kaugele ei saa. Kas kaalutakse IT-majade suuremaks tegemisel ka valikuid, kus IT-arendus viiakse äridele hoopis lähemale, sealhulgas rahastuse juhtimine? Ma ei tea. See on nüüd niisugune koht. Mis see tähendab rahastuse juhtimine? IT-s jagunevad laias laastus asjad nagu 2. Üks on see, mida äripoole peal väga armastatakse, millest rääkida, et IT-s on ainult üks tohutu suur arendame, ainult arendame, kõik arendatakse. Ja selleks antakse investeeringute rahasid tüüpiliselt. Ja siis need otsused teeb juba praegu alati äritellija. Ega IT-maja ei otsusta, et kuule, et ei me niisugust teenust edasi ei arenda või teistsugust teenust ei arenda, sest IT teenindab ainult äriteenuseid. Ehk et see osa on juba tegelikult juba a priori ära lahendatud. Võib-olla see ei paista lihtsalt nagu niimoodi välja. Nüüd tehnilises mõttes võib see investeeringute eelarve olla muidugi IT-majas. Seda küll, aga otsused selle raha kasutamiseks teeb ikkagi sisuline tellija, mitte IT-maja. Ja siis on see teine pool, mida pilveteenustele üleminek väga selgelt välja toob, et aga kui palju tegelikult selle teenuse käitamine maksab. Ehk kui me jooksutame kõike ühes, ma ei tea, mingisuguses serveripargis,
ja sellist peent kuluarvestust ei ole olemas, ei jagata ära, siis paistabki niimoodi, et see on ikka kõik odav, et see käitamine ise ei maksa mitte midagi. Aga tõehetk selgub, kui me viime nüüd teenused näiteks sinna Amazoni pilve ja siis me saame iga liigutuse eest, iga kasutatud minuti eest saame selged arved. Ja need sellisel juhul, kui me viime pilve nagu õigesti, siis me väga hea meelega peegeldame teenuse omanikule, sellele äriteenuse omanikule, palju see maksab. Ma korraks ütleks, et tõehetk tegelikult selle algsele küsimusele vastates selgub juunis, kui see asi läheb valitsusse ja siis tehakse otsus, et mis saab, et praegu me ikkagi teeme ennustamisega hästi palju või oma arvamuse avaldamisega. Kas see konsolideerimise vajadus näitab et tegelikult, et riiklikult Eesti IT juhtimine ei ole olnud seni piisavalt pädev ja piisavalt tasemel? Võtaks, et seda IT juhtimist saab paremaks teha, kui ta olnud on. Et kas ta on pädev või ei ole, et kui vaadata tagasi, nii nagu ma enne rääkisin, et meil ei ole olnud suuri nagu katastrofaalseid intsidente. Selliseid, kus teenuseid ei toimi pikalt. Neid on, ei ole olnud. Ei ole. Minu teada ei ole. Et see on üks juhtimistulem, kui teenus töötab. Et kas seda paremaks teha saab, siis tegelikult saab. Ja see ongi see, mille üle me täna räägime, et kuidas paremini IT-d riigi üleselt juhtida. Ja selle üks tulem on jällegi, nagu kõlab jälle halvasti, konsulteerimine. Ehk paneme kokku, et kui sa võtad ka suurkorporatsioonid, siis nad käivad kogu aeg seda ringiratast, et korra konsulteeritakse ja siis dekonsulteeritakse ja siis uuesti konsulteeritakse. Ja miks? Sellepärast, et muidu sul tekib seisva vee-efekt, et sul ei teki sinna neid värskeid, sa ei saa teenuseid maha lükata, vaid sa pead üleval hoidma kogu seda asja, mis sul on. Täna, kui me räägime sellest, et kas me oleme tugev või ei ole tugev, siis digiriigina, siis me oleme tugev, aga me oleme nagu tugevaks kasvanud niimoodi. Meil on kõik asjad, me kogu aeg kasvame juurde, et me vaatame siin seda SF-i rahastust ja mõtleme, millised uued projektid peaks tegemaks. Me ei vaata seda SF-i rahastust selliselt, et millised vanu projekte me peaks kinni panema. Ja siis mingi hetk me avastame, et need majad on kasvanud. Majades on palju inimesi. Miks? Sellepärast, et kõik hoiavad seda vana asja ka üleval, et mitte selle kohta kehvemini öelda. Et tegelikult need konsulteerimised, sellised muudatused nii juhtimises kui ka siis tehnoloogias mõjutavadki seda, et sa saad seda vana kihti maha raiuda ja sa ei pane kogu aeg sinna nõukogude aegsesse majja uut tapeeti peale, niimoodi, et ta kasvab kogu aeg. Vahepeal teed ikkagi kapriremondi ja lähed järgmisele tasemele. Et see on see, miks seda konsulteerimist vaja on. Päris lõpetuseks, kuna meil aeg surub peale, et teilt kõigilt paluks korra sellist ühte mõtet, et kuidas, mis võiks olla see üks konkreetne tegu või samm, et meil siis võimalikult vara saabuks see õhem digiriik, aga mis oleks ühtlasi ka tugev digiriik. Et üks selline konkreetne mõte või soovitus, ma ei tea, kes iganes neid asju lõpuks otsustab või päriselt ellu viib, aga teie olete täna siin laval ja saate anda kaasa soovituse. Alustame Markus. Ma olen seda mõtet siin vist juba mitu korda väljendanud, et seesama standardite kehtestamise ja ühiste kokkulepete tekitamise selge lahendus peaks olema. Kes ütleb, milline standard mille kohta kehtib ja mille kohta meil on standardeid vaja. Et kui me räägime siin arhitektuuri mingisugustest standarditest, siis me peame selgelt välja ütlema, et nii, see on vaadake nende arhitektuuri nõukogu ülesanne ja selleks ajaks tuleb luua mingisugune standard ja see hakkab kõikide jaoks kehtima. Ja siis muutub kõik ülejäänud standardid muutuvad või kasutatud meetodid muutuvad nii-öelda illegaalsed. Me anname aja mingisuguseks üleminekuks. See sama standardiseerimise ja koosvõime tagamine sellisel viisil, see loob väärtust. Kirke, üks konkreetne soovitus. Me võime selle ju täna kohe kokku leppida. Meid on siin 4 kokku, meid on vist 10 IT-maja, et me ei tee topeltlahendusi. See on ju väga lihtne kokkulepe. Ma arvan, et me juba täna seda kõik teeme, et selles mõttes see võiks olla ka see printsiip, mida me järgime. Ja iga IT-organisatsioon peab oma äriteljatega koos mõtlema, et kas kõiki neid teenuseid on jätkuvalt vaja või mingid teenused tuleks kinni panna, kui uusi teenuseid Euroopa Liidu poolt näiteks peale tuleb. Ergo?
no meie vaatest hästi lihtne. Serverid ükski maja enam ei osta, kõik võtavad meie käest, arvutitöökoha teenus tuleb meile, ehk siis konkreetsed tegevused, kuidas ära konsolideerida, et vältida seda dubleerimist. Ja kui riigiüleselt kehtestada ühised põhimõtted ja nende põhimõtete üle tekib järelevalve, siis me saame oluliselt õhemaks. Ja jääb vist üle ainult lõpetada ühe kuulaja kommentaariga, et kas konsolideerida saab üldse nii, et ei oleks valus või et loodame, et on väga lühikest aega valus. Jaa, aga meie panelistid Erko Tars, Joonas Heiter, Marko Arula ja Kirke Saar on teeninud ära kindlasti marulise aplausi. Väga kõva.